Tere, mina olen Sydney ja tere tulemast tagasi minu uude YouTube'i videosse. Täna, kui ma seda videot filmin, on meestepäev. Ühesõnaga, kui sa oled meessoost, head meestepäeva sulle tagantjärgi, nädal aega järgi. Ma loodan, et teil oli tore meestepäev. Minu elus ei ole rohkem kui üks mees, kelleks on minu vend. Ja täna hommikul, kui ma ärkasin, siis ma kirjutasin ilusti oma vennale, soovisin ilusat meestepäeva, aga mul ei olnudki rohkem mehi mu elus, kellel on meestepäeva soovida. Mu vanaisad on olnud surnud mõnda aega, mu isa on nüüd 1,5 aastat surnud olnud ja ainuke mees mu elus on mu vend. Okei, ma saatsin tegelikult, meil on Universali plaadifirma nagu siuke grupichat, kus on kõik artistid ja nagu tiim ka. Sinna ma saatsin ilusa pildi, et head meestepäeva. Et mõnele mehele soovisin veel, aga üldiselt mul ei olegi nagu väga soovida kellelegi, nii et ma siis soovisin oma vennale, mõnele poisile ja sulle head meestepäeva. Enne kui ma oma tänase video teemadeni lähen, siis ma tahaks teile oma fitti ka näidata. Vaadake. Tegelikult see vist ei ole väga hea koht siin voodis, kus fitti näidata, aga terve fit on Lindexist. Nad kutsusid mind tegelikult oma jõulu siuksele hängile lossi Keilasse, aga ma väänasin oma jala välja ja ma ei saanud sinna minna. Ja nad saatsid mulle need riided ikkagi, mis ma sain välja valida, et seal peol selga panna. Ja mõtlesin, et ma siis panen nad siia videosse, et siis ma ikkagi kannan seda ja not sponsored, aga sain endale uued nahkpüksid. Yes! Mul oligi uusi nahkpükse vaja, sest mu mustad, mu lemmikud nahkpüksid, neil on põlve peal siuke väga rets kulumisjälg. See ei ole väga viisakas ja see ei ole väga professionaalne, nii et mul on uued mustad nahkpüksid. W Lindex. Ühesõnaga, ma tahtsin tänases videos natuke jälle lihtsalt jutustada, ma kogusin mingeid teemasid kokku, mille kohta mul on arvamust avaldada. Või tegelikult isegi mitte otseselt arvamust avaldada, lihtsalt jäppida. Ja kuna me siin juba meestepäeva teemal rääkisime, siis ma võtaks oma esimeseks teemaks selle, et mul on viimasel ajal, nüüdseks on ta juba mööda läinud, aga mul oli siin vahepeal tohutu nälg meeste tähelepanu vastu. Meeste võib-olla on vale sõna poiste, aga nagu legaalsete poiste tähelepanu. Mitte väikeste poiste, ma tahtsin legaalsete poiste tähelepanu. Ja kust see algas, ma märkasin, et ma ei ole ammu saanud ühtegi story reply'd mõnelt poisilt. Ma olen 2 aasta olnud väga tervislikus ja väga õnnelikus suhtes tüdrukuga. Aga teate, see poiste tähelepanu ikka hitib natuke teistmoodi ja oi kui magus on poiste tähelepanu. Ühesõnaga, mul oli päris suur nälg ja janu selle järgi, et miks ma siis nagu poistele ei meeldi, et kõik poisid ei saa ju teada, et ma olen tüdrukuga suhtes. Ja lihtsalt siia vahelduseks ka, tunnen, et ma pean selle teema tõstatama, selle seksuaalsuse teema. Alati, kui ma kuskil TikToki striimis või kus iganes ausalt öeldes mainin, et mul on tüdruksõber, siis kõik kommentaarides on mingi, sa oled lesbi vä? Okei, võib-olla seda juud ei öelda tegelikult nii palju, kui ma siin praegu andsin märku. Aga siuke mingi, kas sa oled lesbi? Ma lihtsalt nagu vahemärkuseks ütlen, et ei ole. Et see on kuidagi võib-olla veits kaotsi läinud ja on jäänud siuke mulje, et sulle meeldivad kas ainult poisid või tüdrukud. Mina ise kutsun ennast panseksuaaliks ja siis tähendab seda, et mul ei ole vahet, mis soost inimene on. Kui inimene on lahe ja äge ja tore ja viisakas, siis tõenäoliselt sa meeldid mulle. Muidugi mitte enam, sest ma olen nüüd suhtes ja lihtsalt juhuslikult oli see kõige toredam ja parem inimene tüdruk. Ühesõnaga, poiste tähelepanu janu. Kui ma noorem olin, siis ma ei saanud kunagi poistelt tähelepanu ja see oli väga arusaadav, sest ma olin hästi ebakindel. See mu ebakindlus tuli väga selgelt välja. Kui ma ringi liikusin, kui ma rääkisin, kui ma lihtsalt olin, see oli aru saada, et ma ei ole väga enesekindel tšikk. Ja kui sa ei ole väga enesekindel tšikk, siis arvatavasti see väga paljudele ei meeldi ka, aga mina tahtsin alati poiste tähelepanu siis juba, aga ma ei saanud seda. Ja siis mingi hetk ma kuidagi hakkasin ennast nagu rohkem aktsepteerima ja sain aru, et tegelikult ma olen ikka päris kõva pihv nagu. Ja nüüd ma olen pikalt olnud suhtes ja samal ajal tundes, et ma olen kõva pihv, mis muideks, vahemärkus, on kõige ägedam asi üldse. Ma soovitan kõikidele enesekindlust. See, kui sa saad peeglisse vaadata ja olla mingi, ma olen nii ilus, ma olen nii lahe, ma olen nii äge, ma olen girl boss. See on kõige imelisem tunne, mida sa saad tunda. Soovitan kõigile. Ühesõnaga läbi mu selle siis enesekindluse ma kuidagi tundsin, et kõik uksed on minu maailmale valla. Ja nad olidki. Ja nad ongi. Ja ma sain mingi hetk seda nagu poiste tähelepanu, olles siis väga tervislikus suhtes. Aga siis jälle kuidagi mingi hetk kadus ära. Ja nüüd alles hiljuti ma mõtlesingi, et mis asja, et enda arust ma olen küll nagu, ei ole ju kole nagu, ja lahe nagu olen ka ja teen nagu vingeid asju vahepeal, et kus need poisid nüüd siis nagu on? Mis värk sellega on? Ja mul oli tohutu poiste tähelepanu janu. Ja ma otseselt nagu ei teinud selle nimel midagi, et seda tähelepanu saada. Võib-olla panin mõned ilusamad story'd, onju. Aga ma jooksin tihti kokku lihtsalt poistega, et ma puutun väga palju oma töö
igapäevaelus ja üldse poistega kokku. Ja see ei ole nüüd see, et iga poiss, kes mulle vastu kõnnib, ma nüüd loodan, et ta vaatab, et vau, Sydney on nii ilus ja oh my god, tahan teda naiseks saada. Ma ei taha üldse seda. Mis ma tahan, on see, et mõni poiss vaataks mu Instastoryks, oleks mingi smash. Või ma kõnnin tänaval mööda ja nad on mingi smash. Ma tahan siukest nagu. That's it, mul ei ole rohkemat vaja kui lihtsalt see, et poisid arvaks, et ma olen lahe ja ilus. Aga miks mul see nälg nüüd nagu väiksem on see, et ma olen seda nii palju saanud. Ma olen nii palju saanud poiste tähelepanu ja ma võin teile öelda, see oli täpselt see, mida ma ootasin, see oli täpselt see, mida ma vajasin. Ja see oli täpselt nii magus, kui ma arvasin. Ja kus see põhiline poiste tähelepanu tuli, oli Minecraftis. Ühesõnaga, ma mängisin sisumaad nüüd siin viimased 6 aega, ma striimisin Minecrafti hästi palju ja nagu sisumaa jooksul oli mul siis nii-öelda päriselus selliseid seikasid, kus ma sain seda poiste tähelepanu, mida ma tahtsin ja see juba kustutas mu janu natukene. Aga nüüd siin sisumaa lõpus minu karakter seal siis Sikukas sai oma roosa maja valmis ehitatud ja järsku tundis, et kurat, nüüd oleks peiksi vaja. Et nii iseseisvana see Sikukas muudkui ehitas seda roosat maja. Kui te tahate mu roosa maja näha, siis mu eelmine video on Minecrafti stream, võite sealt vaadata ja sealt näete mu poiste janu natuke ka. Kui ma lõpuks nagu peikat siis otsima hakkasin seal Minecraftis, siis neid variante nagu oli. Ja see, et see Sikukas sai nii palju poiste tähelepanu seal mängus, see tervendas Sydney ka ära nagu. Ma panin selle Minecrafti viimasel päeval kinni ja ma tundsin, et kõik on õige. Ma sain oma janu kustutatud, sest Sikukale toodi kingitusi, Sikukas käis date'idel, Sikukas mängis Kiss, Marry, Killi, Sikukal oli basseinipidu, mis oli poisse täis ja mu terve janu poiste tähelepanu vastu kuidagi sai kustutatud. Ja see on nii tore, sest et nüüd mu peas on ruumi jälle lihtsalt sellele, et ma tegelikult olen mega õnnelikus ja mega tervislikus suhtes ja ainus tähelepanu, mis mind praegu huvitab, on tema. See kindlasti ei ole niimoodi igavesti, et lihtsalt, et kui te arvate ka, et suhtes olemine tähendab seda, et nüüd sul ongi nagu ainult üks inimene peas, ei ole, nalja teete või? Ma vaatan Billie Eilishit ja ma olen küll mingi, palun tule mulle külla. Tule mu ühetoalisesse korterisse või no tegelikult võib-olla ära siia tule. Ma tulen sulle külla, Billy. Ma tulen sulle külla. Ära muretse, lihtsalt ütle ja ma jooksen. Et see tähelepanu nagu mujalt saada on alati tore. Ja see on alati vägev. Et see ei olegi see, et kui ma nüüd tahan mingi kindla poisi tähelepanu, et oh my god, ma nüüd crushin teda ja please love me. Ei, ma lihtsalt tahan, et ta vaataks, et ma olen lahe. Minul on endaga kõik korras. Ma olen suhtes, mu on jumala chill tegelikult. Aga väline tähelepanu on ka nii tore. I love tähelepanu, I love it. Okei, see on vale, mul tegelikult tähelepanu niimoodi ei meeldi. Mulle meeldib salajane tähelepanu. Ma loodan, et poisid vaatavad, et ma olen lahe ja ilus. Ja see on kõik, mida ma ihaldan. Ma ei tea, kas see jutt oli üldse loogiline või? Next! Mu järgmine teemake on veidike suunatud nagu lihtsalt ühele inimesele, kes mulle selle teema pähe tõi ja siis päriselus ma ei suutnud talle kohe nagu öelda, mis ma tegelikult asjast arvan ja klassik vaata, et sa mõtled nagu hiljem ja siis sul tulevad hiljem pähe need kõik mõtted, mis oleks pidanud seal situatsioonis ütlema. Ühesõnaga, ma käisin oma sõbraga istumas üks õhtu ja ma olin just oma Harry Potteri maratoni poole peal ja ma rääkisin talle sellest, et Harry Potter lihtsalt iga kord, kui ma seda vaatan, neid filme, see on lihtsalt nii lahe, need filmid on nii head, need on lihtsalt tõesti nagu masterpieces of movies ja raamatud kindlasti ka, ma lihtsalt ei ole väga lugeja inimene, seega ma ei ole neid lugenud. Ma korra alustasin esimese Harry Potteri raamatuga, aga ma vist lugesin rast ühe lehe ja siis ma ei viitsinud rohkem, sest nagu ma ei ole lihtsalt lugeja inimene väga. Aga mis ma olen olnud, on räme social justice warrior ja see Semu, kellega ma jutustasin ja ütlesin talle, et mis asja, et sa ei olegi Harry Potteri filme näinud, tõi mulle kohe välja selle fakti, et Harry Potterid on J.K. Rowlingu looming ja et temast ta kindlasti kunagi ei vaata ka, sest need on J.K. Rowlingu tehtud. Ja nüüd, enne kui ma nagu hakkan räntima sellel teemal, siis ma mainin, et ma olen ise täpselt samasugune olnud. Ma olen olnud täpselt sama, aga lihtsalt võib-olla nüüd nagu vanusega ja küpsemaks kasvamisega ma olen kuidagi teistsuguse vaatepildi saanud sellele mõttele. On võimalik eraldada kunstnik ja tema kunst. Et see ei pea kogu aeg käsi käes olema. Et mingisugune näitleja, kes on sitt inimene, ta võib olla siiski hea näitleja ja ta võib teha filmides head tööd ja sa ei pea seda filmi sellepärast vihkama, et see näitleja on sitt inimene. Ta mängib karakterit. Ja samamoodi on nagu Harry Potteriga ka. See J.K. Rowling on sitt inimene, me kõik teame seda. See ei tule mitte kellelegi üllatusena. Aga kas ma nüüd sellepärast jätan Harry Potteri filmid vaatamata? Ei! Harry Potteri filmid on
on nii head, need on nii head ja kõik inimesed, kes ei ole neid filme näinud, te lihtsalt elate kuskil kivi all, te jääte nii paljust ilma, sest et need on lihtsalt imelised teosed. No reaalselt, mul on täiesti suva, et tegemist on J.K. Rowlingu loominguga. Tollel ajal kõik, mis ta tegi, oli vägevat kunsti ja Harry Potter ei ole ju kuidagi nagu representatsioon tema päris vaadetest. See on lihtsalt maailm, mille ta on loonud, mis on nii äge ja sellepärast, et J.K. Rowling mulle ei meeldi, et ta Twitteris ainult lahmib, ei tähenda seda, et ma nüüd ei vaata Harry Potterit. Peale selle ma vaatasin neid illegaalselt internetist, nii et ma isegi ei toetanud J.K. Rowlingut nende vaatamisega. Ühesõnaga jah, mis ma võib-olla öelda tahtsin, on see, et sa võid eraldada artisti ja tema kunsti ja sa võid nautida asju, mis on ka sittade inimeste looming. There, I said it. Paar aastat tagasi ma olen kindel, et kuskil videos ma olen täpselt vastupidist väitnud, aga see võib-olla ongi võlu siin niimoodi internetis elu elamise juures. Et sa kasvad inimesena ja seda on teistele näha ka. Ja see on ka üks põhjustest, miks ma ei ole üldse, ma mingi paar YouTube'i videot vist olen maha võtnud, aga ma üldiselt ei kustuta oma vanu videoid, mul on Facebookis kõik vanad pildid alles ja lihtsalt sellepärast, et mulle meeldib see idee, et ma saan ise juba alati tagasi minna ja vaadata nagu, milline ma olin ja milline ma praegu olen. Ja peale selle, et ma ise saan seda teha, saavad teised ka seda teha. Jutu lõpetuseks, kui te ei ole Harry Potterit näinud, millega te tegelete, alustage praegu. Praegu on ideaalne aeg ka. Nagu täpselt siuke sügis, talveaeg. Perfektne aeg Harry Potteri maratoniks. Ma luban teile. Ja kui ma siin juba filmidest räägin, siis ma tahaksin teile teha ühte filmisoovitust ka. Ma ei tea, kas see praegu enam on kinodes. Ma ei ole kindel ausalt öeldes, aga Venom 3. Käige metsa nagu. Käige nii metsa. Venom on üldse üks mu kõige lemmikumaid filmide saagasid. Esimene Venom, ma olen seda näinud, no piinlikult palju kordi, ma arvan. Ma arvan, ma ei saa seda isegi oma näppude peal kokku lugeda, kui palju ma olen Venom ühte näinud. See on nii hea film. Ja see üks stseen, kus Venom ja siis teine, ma ei mäleta nimesid enam, aga see teine Venom on nagu oma hostide kehades, siis nad kaklevad niimoodi, et nad tulevad nagu hostide seest välja ja siis nad nagu lendlevad seal. Lihtsalt puhtalt selle stseeni pärast oli Venom üks pikalt mu lemmikfilm. Ja nüüd tuli hiljuti välja Venomi 3. osa, mis on Venomi triloogia viimane osa ja Venomi filme ei tule rohkem. Ja saad aru, kui kurb see on või? Sest Venomi filmid on nii head, need on nii head. Ja ma nutsin seal kinos nii mitu korda, sest et see oli lihtsalt imeline lõpp sellele saagale ja ma ei oleks osanud oodata ega loota paremat Venomi lõppu kui see, mis see 3. film oli. Ühesõnaga, kui teile meeldivad superkangelaste filmid, kui teile meeldivad siuksed sci-fi asjad, kui teile meeldib komöödia, kui teile meeldivad head filmid, siis palun vaadake Venomit, vaadake 1., 2. ja kindlalt vaadake ka 3., sest et see on lihtsalt masterpiece. Ja see on kõik, mis mul selle kohta öelda on. Minu järgmine teema on täiesti kasti teises otsas. Ma ei tea. No ühesõnaga teistsugune teema. Mulle jõudis kohale üks päev. Kui palju on Eestis nepobeebisid? See on crazy. Ja nepobeebi, mida nepobeebi tähendab? Nepobeebi tähendab seda, et sul on kuulsad vanemad. Kui sa oled nepobeebi, siis sul on kuulsad või väga edukad vanemad, tänu kellele sul on lihtsalt lihtsam saada võimalusi. Ja kui me vaatame Eesti nagu näitlejaid, kui paljudel neist on kuulus vanemad, kes on näitlejad. Kui me vaatame Eesti artiste, kui paljudel neist on vanemad, kes tegelevad kas sama alaga või sarnase alaga, täiesti loko nagu. Ja ma ei saa aru, kuidas mulle varem see pähe ei ole jõudnud, kui palju nepobeebisid Eestis on, sest Eesti on ju nii pisik koht. Tegelikult on ju Eesti mini. Ja see on loogiline, et nendel tuntutel suurtel nimedel, keda me kõik teame, on lapsed, kes teevad sama asja või kes on ka suured tuntud nimed. Ühesõnaga, kui te seda mõtlete, et ma tõin seda nepobeebi teemat siia sisse, siis mina ei ole nepobeebi. Ma olen täiesti kõige kaugem asi vist nepobeebist, mis nagu terves maailmas eksisteerib. See oli natuke liialdus. Tegelikult üldse ju nepobeebide pärast ei pea muretsema. Lihtsalt kuidagi viimasel ajal on mu sõnastikus olnud sõna nepobeebi väga suures kasutuses, sest see on minu arust esiteks nii naljakas sõna. Nepobeebi on nii funny. Ja see, et ma nüüd mainin neid nepobeebisid, ei tähenda seda, et ma olen nepobeebide heiter. Nalja teete või? Milline luksus, milline ideaalne elu, kui sul on vanemad, kelle abil sa saad nii palju rohkem saavutada. Yes, please. Äkki ma peaks mõned näited ka tooma, kes on nepobeebid või? Ma ei taha ise neid näiteid tuua, sest et ma kardan, et ma lihtsalt toon siukseid näiteid, et nad tunnevad ennast rünnatuna. Kuigi tegelikult see ei ole absoluutselt rünnak, see nepobeebi teema. Ma lihtsalt tahtsin selle välja tuua, et kui palju neid on Eestis. Ühesõnaga, guugeldage ise. Selles mõttes, et inimesed, kellele sa isegi ei mõtleks, et nad on nepobeebid, sa saad teada, kes nende vanemad on ja saab mingi
this makes a little more sense now. Ja kui me siin räägime juba kuulsatest eestlastest, siis ma mõtlesin teha siia segmendi kuulsad Eesti inimesed, kellega ma ei tahaks sõber olla, sest ma fännan neid liiga palju. Esimene, Keter-Jaani. Mul on hea meel selle üle, et minu ja Keter-Jaani kokkupuuted on, kuigi neid on olnud mitmeid, siis nad on alati olnud minimaalsed ja väga pikkade vahedega, sest et tõesti ma kardan, et kui ma peaksin olema rohkem sõbrants Keter-Jaaniga, ma ei handle'iks seda võib-olla ära. Ma ei suudaks peita seda, kui palju ta mulle tähendab ja kui laheda minu jaoks on. Mul oli kunagi suur missioon saada Jüri Pootsmani sõbraks ja see missioon oli edukas ja ma täitsin selle missiooni ja teate, see oli alguses väga raske ja ma arvan, et ma sellepärast ei tahaks nagu uuesti ka selliseid inimesi, keda ma nagu südamest fännan, ei taha väga nende sõber olla, sest et see, kuidas ma alguses käitun, kui ma ei ole veel seal sõbrafaasis ja kui ma alles nagu soojendan üles seda, et saame sõbraks ja kui see teine, kelle sõbraks ma tahan saada, ka nagu vaatab alles, et noh, et kes sa oled ja mis sa tahad ja oled sa üldse nagu usaldusväärne ja oled sa normaalne vend üldse või? Et selles faasis ma olen hästi awkward, ma olen hästi vaikne, ma olen hästi kössike, ma olen väga siuke tagasihoidlik ja ma ei jäta endast üldse head muljet, eriti veel siis, kui tegu on inimesega, kellele ma alt üles olen pikalt vaadanud. Nüüd Jüri Pootsmaniga asjad läksid. Noh, alguses oli awkward, minul vähemalt, ma ei usu, et tal oli, aga minul oli küll see, et noh, sa oled ikkagi nii nagu suurejooneliselt idoliseerinud kedagi ja mul oli nii suur missioon ka, et ma tahan temaga sõbraks saada ja see võiks aastaid aega. Appi, ma tundun nagu creepy stalker praegu. Aga no, sorry, noh, kes ei tahaks olla Jüri Pootsmani sõber? Kas ma valetan või? Tahad öelda, et sa ei taha olla Jüri Pootsmani sõber või? Ära aja mulle sitta! Ja kui ma temaga lõpuks sõbraks sain, ma lihtsalt tundsin ennast nii väärtuslikuna. Ühesõnaga, jutt ei käi tegelikult üldse Jüri Pootsmanist, jutt käib Keter-Jaanist. Tema on siis üks nendest Eesti kuulsustest, kellega ma ei saaks lihtsalt sõber olla, sest ma olen liiga suur fänn. Ja ma hakkasin mõtlema, et kas neid üldse on veel või ongi nagu Keter-Jaani. Aga ma tulin ka järeldusele, et Nublu on teine samasugune. Ma olen Nubluga paar korda kokku puutunud, ma olen temaga jutustanud ja mingil põhjusel ta isegi follow mind Instas. Ma ei tea tegelikult, kas ta enam follow mind Instas, oota vaatame. Follow ei ole unfollownud veel, yes. Ma olen Nubluga kokku puutunud küll ja ma olen temaga jutustanud ja hänginud ja temaga läks kuidagi nagu libedamalt kui Jüri Pootsmaniga, et ma ei olnud päris siuke vastik köss, et sul on ikkagi, Nublu on ikkagi nagu staar, Nublu on Eesti staar, on ja ma tunnen, et ma temaga hängides olen palju paremini hakkama saanud ja ennast palju paremast küljest näidanud, küll aga selline tuttavus temaga mulle väga sobib, ma handlein selle väga hästi ära, aga ma arvan, et sõprus Nubluga ei ole minu kaartides, puhtalt sellepärast, et ma tõesti lihtsalt väga fännan ja kuidas ma saan olla suur sõber, kui ma olen ka väga suur fänn. Ma isiklikust arvamusest tunnen, et see ei tööta. Mul on sellega päris palju kogemust, ei tööta. Ja ma näen seda oma töös väga palju. Artistid, keda ma olen pikalt fännan, nüüd ma teen nendega tööd, mingil määral ma ikkagi tahan, et see jääkski sinna. Et ma ei surugi nendega väga mingit sõprust, sest ma tean, et ma ei oleks hea sõber. Ma võin olla kolleeg, aga et hängime mingi vabal ajal, Plus üldse, ma ei tunne, et mul väga sõpru oleks vaja. Et mulle väga meeldib kodus olla, mul nii väga meeldib kodus olla, üksinda või oma tüdruksõbraga. Tegelikult nagu rohkem inimesi ei olegi vaja. Telefonis võime suhelda, tekstida võime, aga et niimoodi pidevalt kokku saada, mulle väga ei meeldi. Mulle väga meeldib kodus olla. Ma armastan kodus olla. Kuigi mu kodu on ühetoaline, ma armastan oma kodu. Peaks tegelikult võib-olla kodu kohta mainima ka seda, et ma kasvan täiesti oma kodust välja. Ma olen siin korteris elanud 1,5 aastat ja mul on kõik kohad asju täis. Mulle hästi meeldib asju endale osta. Mulle meeldivad asjad väga ja mulle meeldivad täiega siuksed väiksed nunnud asjad. Ja mida rohkem sul on väikseid nunnusid asju, siis seda rohkem need väiksed asjad lihtsalt ruumi võtavad. Sa arvad küll, et ma ei osta midagi suurt endale, ma ostan nagu palju väikseid asju. Lõpuks on need ka igal pool. Mis ma nagu kardan? Ma olen ikka vaadanud nagu teisi kortereid ka, suuruse poolest just, et ma tõesti kasvan sellest ühetoalisest välja juba. Ega ma pikalt siin ei saa olla. Ma ei oota väga seda päeva, kui ma siit korterist välja pean kolima. Lihtsalt sellepärast, et selle korteri asukoht. Ma ei saa aru, kuidas ma skoorisin siukse kodu endale siukse koha peal. Mis minu jaoks väga oluline on kodu juures, on see, et mul oleks veekogud lähedal, et kui ma tahan, siis mul on väga lihtne minna vett vaatama ja ma teen seda ka. See on nagu, mul pood üle tee, suurkaubanduskeskus on üle tee, mul ei ole väga linna heli, sest et minu nagu korter on sellel pool maja, kus ei ole seda linna. Kõige ideaalsem lahendus oleks see, kui ma saaksin samas majas elada, lihtsalt suuremas korteris. Üks põhjus ka, miks ma nagu olen hästi kodune inimene. Mulle ei meeldi väga enam väljas käia, mulle ei meeldi väga inimesi.
ja miks mulle seda ei meeldi teha, on see, et mulle lihtsalt nii meeldib oma kodu. Rääkides asjadest, mis ma armastan, vesi. Igal moel, mis eksisteerib vesi, mina armastan. Ma olen nii veeinimene. Ma arvan, et ma olin eelmises elus mingi laine või midagi nagu. Või ma ei tea, klaasitäis kraanivett võib-olla olin ka eelmine elu. Midagi sellist ma arvatavasti olin, sest et see müügi ühendus mul on veega on loko, nagu ma rääkisin, ma pean elama veekogu ääres. Veekogud on nagu tõeliselt terapeutiline kogemus mu jaoks ja ma ei olegi päris tegelikult nagu, kuigi mul on mereäär on mega lähedal, ma ei olegi mereääres pikalt käinud ja võib-olla ma peaks seda tegema. Aga kust see veeteema mul nagu vähe tuli, oli see, et ma üks päev jalutasin õues, vihma sadas, ma jumala kaifisin, ma kõndisin seal vihma käes, mingi vihmapiisad lendavad näkku, ma mingi fresh, emake loodus. Ja siis mu tüdruksõber on mingi, ma võtaks iga hetk lume selle üle. Ja mina, I hate snow, I hate winter. Ja kahjuks ma pean iga talv lihtsalt hakkama saama sellega, et lund on igal pool. Fine, ma elan selle üle. Aga kui see oleks minu teha, Eestis ei oleks lund. Sorry, not sorry. Kui sa armastad lund, palju õnne. Mina ei armasta lund, ma ei salli lund, ma vihkan lund, vihkan talve. Ma armastan vihma on nii mõnna, mitte alati, aga mõnna. Vesi on mu kõige lemmikum jook terves maailmas. Ma armastan seda vett vaadata, seal vee sees olla, mul on natuke hirmus, sest et kunagi oli Soomes üks uudis, et haug tuli ja ammustas väikest last, kui ta ujus ja see hirmutas mu nii ära, et nüüd ma kardan kalu. Ja sellepärast nagu vees ujumine ongi siuke asi, ma väga eelistan mingeid passusid ja siukseid asju, sest et seal ei ole kalu. Ühesõnaga, mu kaameraku vilgub, ma pean siin otsa peale tõmbama. Ma tänan, et te seda videot vaatasite. Andke teada all kommentaarides, kas te nõustute mõne mu teemaga, ma ei tea, tahate ka poiste tähelepanu, kuidas te seda saite. Mul saigi kaameraku tühjaks, aga ma lõpetan selle video siit niimoodi telefonist. Kes on teie jaoks mõni eestlane, kellega te tahaksite sõbrad olla, aga te ei saa sõbrad olla, sest et te lihtsalt fännate neid liiga palju. Ja ärge öelge kommentaarides mina. Ma ei ole inimene, kes on üks nüüd nii mingisugune idoliseeritav. Ma lihtsalt olen jumala chill girl next door nagu. Minuga võite vabalt sõbrad olla. Aitäh, et te seda videot vaatasite. Võite all kommentaarides veel teada anda, et milliseid videoid te ootate, mida te tahate. Ma soovin teile ainult rõõmu ja ma ei tea, head elu ühesõnaga soovin. Aitäh, et vaatasid. Me näeme teiega juba järgmises videos. Tšau, pakka!